Teate, öeldakse, et ajaloo mustrid korduvad. Ja selleks, et mõista tänapäeva kiireid ja, olgem ausad, päris murrangulisi muutusi, peamegi vaatama minevikku. Sest selgub, et revolutsioonide käsikiri, ükskõik kas on kirjutatud 18. sajandi Pariisis või siinsamas 21. sajandi Silicon Valley's, on tegelikult hämmastavalt sarnane. Nii, kujutame nüüd ette 107.999 aasta Pariisi, õhus on tunda pinget, ühiskond on jõudnud murdepunkti, see lausa keeb rahulolematusest ja januneb radikaalsete muutuste järele. See on see hetk, teate küll, vahetult enne plahvatust. Prantsuse revolutsioon polnud ju lihtsalt üks sündmus ajalooraamatus. Ei, see lõi justkui malli, sellise käsikirja, mille abil saame mõista põhimõtteliselt kõiki suuri ühiskondlikke murranguid, kaasa arvatud seda, mis toimub just praegu, meie enda digitaalsel ajastul. See revolutsioonieelne Prantsusmaa ühiskond oli ehitatud ikka täiesti sügavale ebaõiglusele. Mõelge korraks, ainult 2% elanikkonnast, vaimulikud ja aadlikud, omasid pea poole kogu riigi maast. Ja mis kõige parem, nad olid samal ajal maksudest vabad. Absoluutselt kogu koorem langes aga ülejäänud 98% õlule. No oli ju selge, et selline süsteem lihtsalt ei saanud püsima jääda. Ja selle kolmanda seissusse frustratsioon kasvas iga jumala päevaga. Sinu andekus või sinu töökus ei lugenud mitte midagi, sest edasipääs oli lihtsalt blokeeritud. Kuninga võim oli absoluutne, elukallidus tõusis lakke, aga palgad seisid paigal. Just sellest totaalsest meeleheitest sündiski see hüüdlause, mis nõudis täiesti uut korda. Ja siis läks kõik väga kiireks. Pallimängusaali vanne oli selge kavatsuste avaldus, me teeme uue põhiseaduse. Bastille vollutamine oli tohutut sümboolne tegu, mis näitas, et rahvas ei karda enam. Ja juba augustis pandi need uued ideaalid ka paperile, looves aluse täiesti uuele Prantsusmaale. Nii lihtne see oligi. Ideedest sai tegevus. Ja see muster on tegelikult ajatu. Prantsuse aristokraatia oli täiesti pime oma enda privileegide suhtes. Ja tundub, et iga valitsev klass, mis on kokkuvarisemise äärel, kannatab täpselt sama enesekindla ignorantsuse all ja just see sarnasus toobki meid otse tänapäeva. Ja siit jõuamegi meie tänase analüüsi keskse küsimuseni. Kuidas näeb välja üks murrang siis, kui hangude ja tõrvikute asemel on relvadeks hoopis koodijupid ja internetiühendus? Nüüd teemegi terava pöörde otse 18. sajandist meie aega. Siin on meil klassikaline näide sellest vana kaardiväe kujutlusvõime puudumisest. Ken Olson, ühe tolleaegse suurima tehnoloogiafirma juht, ei suutnud lihtsalt ettegi kujutada maailma, milles me täna elame. See on ju täiuslik illustratsioon sellest, kuidas võimulolejad on tihtipeale täiesti pimedad läheneva tormi suhtes. Ja siin ongi see torm. Samal ajal, kui vana kaardivägi magas, toimus täielik informatsiooniplahvatus. 34 gigabaiti päevas. See on sama, kui lugeda iga jumala päev läbi peaaegu 10 Tolstoi Sõjast ja rahust. See on täiesti uus jõud, mille maastapi vanad struktuurid lihtsalt ei suutnud oomata. Tänapäeva revolutsioon ei peeta enam tänavatel. Need toimuvad hoopis globaalses võrgus, kus ühenduvus ja informatsioon on uued relvad. Vana korrakindlused ei ole enam kivist, vaid koosnevad tsentraliseeritud informatsioonist ja just neid kindlusi rünnataksegi. Vaatake, siin saame tõmmata otsese paralleeli. Prantsuse aristokraatia ja 20. sajandi lõpu analoogmaailma valitsejad, peavoolumeedia, suured firmad, infoväravavahid olid mõlemad täiesti pimedad selle uue jõu suhtes, mis nende alt pinda õõnestas. Ja mõlemad arvasid ekslikult, et nende võim on igavene. Mõlemad eksisid rängalt. See muutus ei sündinud muidugi tühjalt kohalt. Terve rida tehnoloogilisi ja geopoliitilisi sündmusi lammutas vanad hierarhiad. Berliini müüri langus, veebibrauseri sünd ja uued koostöötarkvarad, kõik need jõud lõid kokku täiesti uue, tasase mänguvälja, kus sinu asukoht või staatus polnud enam üldse määravad. Ja selles uues, lamedas maailmas tekkisid täiesti uued võimu, mõju ja usalduse süsteemid. Vanad autoriteedid kaotasid oma positsiooni, aga tekib küsimus, kes tuli nende asemele? Uut ajastut valitseb üks väga võimas põhimõte, mida nimetatakse sotsiaalseks tõestuseks. See tähendab, et me ei usalda enam pimesi institutsioone. Selle asemel me usaldame seda, mida teised inimesed, meiesugused, mõtlevad, teevad ja soovitavad. Võim on nihkunud eliidilt massidele. Ja kes on siis see uus aadel? Need on platvormid, mis juhivad meie tähelepanu ja vestlust. Ja juba aastal 2009 olid nendeks Twitter, Google ja Facebook.
Nad ei omanud maad, ei, aga nad omasid meie tähelepanu, mis on digiajastu kõige väärtuslikum ressurss. Mõelge nüüd korraks oma kogemusele, see pole mingi abstraktne teooria. Kui te olete kunagi valinud restorani arvustuste põhjal või ostnud midagi veebipoest just tärnide järgi, siis oletegi ise osalenud selles uues ühiskondlikus lepingus. Te olete usaldanud rahva hulga, mitte vana autoriteedi arvamust. Ja kokkuvõttes ongi toimunud fundamentaalse nihe ühiskondlikus usalduses. See ongi digiaestu alustala. Me usaldame tihtipeale võõraid internetis rohkem kui vanu traditsioonilisi institutsioone. Aga see revolutsioon ei toimu ainult kuskil väljaspool ühiskonnas. See toimub ka meie endi sees. See muudab seda, kuidas me näeme iseennast, oma vajadusi ja oma kohta siin maailmas. Tõenäoliselt olete seda püramiidi varem näinud. See on Maslow klassikaline mudel inimvajadustest, eks ole? Altes kõige põhilisemast, nagu toit ja vesi, kuni kõrgeima eneseteostuseni välja. See on olnud meie motivatsiooni mõistmise aluseks aastakümneid. Aga nüüd küsigeme see küsimus. Mõelge sellele. Me leiame kuuluvustunnet sotsiaalmeediast, me saame tunnustust laikide ja jagamiste kaudu, me teostame ennast luues sisu, kirjutades blogisid, jagades oma kunsti. Digimaailm on muutunud platvormiks peaaegu kõigi meie kõrgemate vajaduste rahuldamiseks. Ja see revolutsioon on muutnud ka meie majanduslikku reaalsust. Vanasti pakkus kindlustunnet eluaegne töökoht ühes ettevõttes. Täna, selles pidevalt muutuvas maailmas, on sinu väärtus sinu oskustes. Sinu turvalisus ei tule enam ametinimetusest, vaid sellest, mida sa tead ja mida sa suudad juurde õppida. Ja see toob meid lõppsõnani. Me ei ole selle loo passiivsed pealtvaatajad. See revolutsioon jätkub ja tegelikult oleme meie need, kes kujundavad seda, mis saab edasi. See kuulus tsitaat tabab naelapea pihta. Järgmise suure muutuse märgid on juba kõikjal meie ümber, kui me vaid oskame neid märgata. Uued tehnoloogiad, uued käitumismustrid on juba olemas, lihtsalt ootavad oma hetke, et saada peavooluks. Lõpetamegi selle väljakutsega. Meil on võimalus ja vastutus kujundada tulevikku, mitte lihtsalt lasta selle endaga juhtuda. Ajalugu on meile andnud käsikirja. Nüüd on meie kord kirjutada järgmine peatükk. Nii et mõelgem sellele, millise maailma me siis koos loome.